Jätkame lahtrite vormindamisega. Nüüd vaatame, kuidas on võimalik kuupäeva lahtrile valida erinevaid vormindusi ehk laade ja kuidas on võimalik kuvada valuutasümbolit. Alustame siis kuupäevast. Näiteks siia lahtrisse on mul trükitud kuupäev 20. november 2012. Nüüd on mitmeid võimalusi, kuidas selle lahtri sisu kuvada. Selle jaoks ma võtan vormindusmenüüst akna lahtrid. Ja kuna juba kalk on ära tundnud, et selles lahtris on kuupäev, siis ta pakub juba automaatselt välja, et selle lahtri kategooria on kuupäev. Lisaks pakutakse teile erinev hulk vormindusi ja kui te nende vorminduste vahel nüüd liigute, siis siin näidis lahtris on näha, et kuidas ta jääb, juhul kui te mingisuguse valiku teete. Jälgige palun seda, et kui te siin nüüd erinevaid vormindusi valite, siis siin all näidatakse teile ka vormingu koodi. Ja vormingu koodi puhul on väga lihtne loogika. Nõrgad teed tähistavad päeva, M kuud ja Y aastat. Mis tegelikult tähendab ka seda, et te võite käsitsi trükkides siia ise endale moodustada just sellise kuupäeva vormingu, nagu teie tahate. Näiteks ma soovin, et kõigepealt oleks kuupäev, siis kaldkriips, siis ma soovin, et oleks kuu nimi pikalt välja kirjutatud. Kaldkriips ja siis ma soovin, et oleks aastaarv pikalt välja kirjutatud. Ja nüüd, kui ma klõpsan nupul sobib, siis just selliselt vormindatakse. Antud juhul natukene lahter on väike, teen tema suuremaks, et ilusti näha oleks. Ja selline on see minu vormindus. Nüüd, mis tahes arvväärtustega lahtrile võite te anda siis nii-öelda selle valuuta sümbolid lisada või siis anda nii-öelda valuuta vorminduse. Ja selle jaoks samamoodi aktiveerin lahtri või lahtrid, millele ma soovin seda vormindust lisada ja seejärel vormindusmenüüst jällegi lahtrid aken. Ja nüüd nende kategooriate hulgast tuleks teil siis leida selline kategooria nagu rahaühik. Ilusti näete, siin on paigas juba eur, ehk siis eur Eesti, on teada, et meil on euro käibeühik ja valite siis siit veel täiendavalt, kuidas te soovite, et kuvatakse negatiivseid arve. Kas näiteks punaselt või lihtsalt miinusmärgiga. Samamoodi nagu eelnevalt oli räägitud, saate te määrata ära ka 10 kohad. Vaikimisi on neid valuuta vormingu puhul 2 automaatselt, ehk siis eurosente näitab 2-kohaliselt. Ja nüüd, kui olete ära määranud rahaühiku, siis seejärel sobib. Ja näete, ilusti see euromärk ilmub siia numbri järel.